Sa oled ChatGPT proovinud, kuid sa ei saa aru, millest kõik see suur vaimustus selle uue tööriista üle. Ära muretse, ma näitan sulle nüüd selles videos, kuidas ChatGPT-st on väga-väga palju abi igasuguste erinevate jõuluülesannete tegemisel. Ma panen siin videos ChatGPT proovile 5 erineval viisil. Ma lasen leida tal kingiideid, teha jõulukaarti, planeerida jõulumenüüd, teha poenimekirja ning lõpetuseks ka mõned tegevused, kui kõigil kõht täis on ja jõulukuusal igavaks läheb. Vaatame, kas ta saab hakkama. Kusjuures, kas te teadsite, et ChatGPT-s saab praegu ka jõuluvanaga rääkida? Hei jõuluvana, mis sina arvad, kas ChatGPT võiks olla abiks jõulude ajal meile? Tere kaikkidele YouTube'i vaatajatele. No, ChatGPT on suurepärane abimees, sest ta aitab leida vastuseid igasugustele küsimustele, jagab häid ideid ja aitab isegi planeerida pidustusi. Ta on nagu digitaalne päkapikk, kes on alati valmis aitama. Aga ärme aega pikalt viidame ja hakkame siis ChatGPT proovile panema. Esimene ülesanne, kas ta aitab meil leida kingituse? Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minu jaoks on alati kõige keerulisem leida kingitusi meesterahvastele. Ehk mul on vaja teha jõulukingitus 57-aastasele meesterahvale, eelarve 30 eurot ja anna 10 ideed. Ning nagu näete, ideed võib-olla ei ole nii originaalsed, aga on täiesti adekvaatsed. Et võite alati öelda, et need ideed pole originaalsed, anna veel 10 ja ta annab. Tegu on masinaga, mitte inimesega, tema ei solvu, ta võib ööpäevaringselt küsimustele vastata. Aga kui te tahate paremaid kingiideid kui sellised üldised, siis laske ChatGPT-l endalt küsimusi küsida. Ja mul on vaja teha kingitus 17-aastasele noormehele. Küsi 5 küsimust, mis aitaks sul paremaid soovitusi anda. Ja ärge muretsege väikeste kirjavigade pärast, selleks et ChatGPT saab igal juhul aru. Nii, ja nüüd kui ma vastaksin need küsimused ära, siis ilmselgelt ma saaksin juba palju personaliseeritumad soovitused. Aga jätame selle vahele, kuna taaskord saate ise proovida. Teine idee on see, et jõulukaardi tegemine. Mõnikord ei ole aega ise meisterdada, võib-olla kunstiannet, et ise meisterdada ja poest ostetud jõulukaart ei ole üldse personaalne tihti. Näiteks, kui sul on tuttav, kes on suur jalgrattasõber, siis miks mitte teha talle jalgrattateemaline jõulukaart? Ehk tee mulle jõulukaart ühele jalgrattahuvilisele sõbrale. Üks punane jalgratas võiks olla lumes ja ilusasti jõulutuledega ehitud. Taga kuusk ja miks mitte üks päkapikk seal jalgratta peal istumas. Ütleme nii, et kui ma ise peaksin seda asja joonistama, siis see pole absoluutselt reaalne, aga näete. Täitsa nunnu kaart, miks mitte? Minul ongi peaaegu selline punane ratas, okei, esimest korda võib-olla. Aga, ja kui te tahate seda kaarti välja printida, siis ma soovitan kasutada 200 grammist paberit, sest sellel kõige tavalisemal paberil need kaardid ei jää ilusad. Nii, aga mis järgmine? Laseme tal teha üks lihtne jõulumenüü. Nii, ja siis pakume tal teha jõuluõhtu menüüd, et 12 inimesele 5 last vanuses 4–12. Seltskonnas on ka taimetoitlasi, üks on pähklitele allergiline ja nüüd vaatame, mida ChatGPT pakub. Ahjupeedi ja fetasalat. Juustupirukad, ma arvan, ta ei saanud aru, mida ma silmas pean lihtsa jõulumenüü all, aga kalkunifilee ahjus lastele ja lihasööjatele. Köögiviljapann, mitu ahju peab olema, aga okei. Ja näiteks see kreemine pasta tundub väga hea, aga mul pole aimugi kuidas seda valmistada. Siis saab talle öelda, et ehk tee mulle see kreemise pasta retsept. Ja saate kohe retsepti 12 inimesele. Ma olen nüüd paar korda proovinud ChatGPT retseptide järgi süüa teha ja tuleb täitsa normaalne, aga olgem ausalt, ma ei ole kõige suurem asi kokk, et võib-olla kui te olete gurmaan ja professionaalne kokk, siis ärge seda kodus järgi tehke. Aga nüüd laseme poe nimekirjaga. Et tee poe nimekiri, et saaksin need asjad valmis teha. Okei, nüüd ta sai aru, et ma tahan ainult pasta oma, võib-olla on hea, muidu see tuleks liiga pikk, aga põhimõtteliselt saad ka terve menüü peale teha. Muidugi tuleb asju üle kontrollida, aga mulle endale meeldib pikki poe nimekirju nii teha, et mingi põhi on all ja siis ma täiendan ja täpsustan neid koguseid. Ja viimasena, nagu lubatud, leiame ka tegevuse õhtuks, et kui kõigil on kõht täis sellest uhkest menüüst, mille ta välja pakkus, siis mida teha? Ehk siis paku mulle 10 tegevust sellele seltskonnale, mida võiks peale sööki teha. Jõuluteemaline viktoriin, kingituste otsimise mäng, lauamängu maraton, jõulubingo, karaoke õhtu,
piparkoogi kaunistamise võistlus, jõulufilmide vajutamine, jõulupiltide tegemine, lumememme ehitamine, lühinäidend või varjuteater. Täitsa hea. Väga hea jõulupingo tahaks teha, aga kes selle välja mõtleb? Jep. Nii, tee mulle jõulupingo jaoks kaardid. Nii, nüüd ta natukene mõtiskleb. Okei, ta tegi 12 erinevat kaarti. Mis siin juhtus nüüd? Ma olen segaduses. Okei, ta tegi programmi jõulu. Ütleme, et palun tee PDF-id. Palun tee PDF. Sest ilmselgelt ma ei hakka. Vaatame, kas ta saab sellega ka hakkama. Seda ma ei teadnud ja see võib-olla on tasulise versiooni funktsionaalsus, sest kui kõik muud asjad, mis siin olnud on tegelikult tasuta ChatGPT-ga tehtavad ja kusjuures te võite minna kohe lehele chatgpt.com, ilma sisse logimata saate juba neid tekstilisi asju proovida. Nii, vaatame, kas ta tegi mulle jõulupingo PDF-i. Nii, ja palun, kes see hakkab jõulupingot tegema, miks siin igas ühes üks tühi on? Olgu. Ta ei ole täiuslik, tal on arenguruumi, aga kui ma oleks ise pidanud 12 bingokaarti tegema, siis ma läheks hulluks. Seega, pange ta proovile, saate midagi põnevat teha, üllatada ja jagage oma sõbrannadega ja sõpradega ka kindlasti seda videot, sest äkki neil ka on vaja mingit abilist siin stressirohkel ajal. Aga loodan, et sellest videost oli teile kasu. Kui asi meeldis, siis kindlasti pange videole like. Ja kui tahate, et ka edaspidi jõuaksid minu videod teie YouTube'i seinani, siis liituge mu kanaliga. Ehk siis uute kohtumisteni ja toredat pühade aega.